Alustame täna hommikul koguduses uut jutluste sarja Usu alused. Ja selleks, et alustada alustest, tuleb minna nende kõige põhilisemate aluste juurde. Rist ja ülestõusmine, patt, õiglus ja Jumala arm. Loen jutluse aluseks Matteuse evangeeliumi 20. peatükist, salmid 1-16. Taevariik on maja isanda sarnane, kes läks varahommikul palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja 3. tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi, minge ka teie viinamäele ja ma annan teile, mis iganes on õiglane. Ja need läksid. Taas läks ta välja 6. ja 9. tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga kui ta 11. tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi, mis te siin kogu päeva jõude seisate? Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile, minge ka teie viinamäele. Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale, kutsu töölised, anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid maja isanda üle. Need viimased on töötanud ainult 1 tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päevakoormat ja lõõska. Isand aga vastas ühele nendest, sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed. Aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida ma tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks, sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Kogu meie kristlik usk ja see, mida me kogudusena kuulutame, on üles ehitatud sellele, millest me oleme möödunud nädalal läbi tulnud. Ristile, suurel reedel ja ülestõusmisele pühapäeva hommikul. On öeldud, et kristlus seisab ja langeb koos ülestõusmisega. See, mis suurel reedel Golgata mäel toimus, oli vajalik meie päästmiseks. See oli see, milleks Jeesus tuli, et igaühe patt saaks kinni kaetud. See, mis ülestõusmis püha hommikul toimus, see tõestas, et suurel reedel toimunu oli päris. Et Jeesus tõesti oli see, kes ta ütles, et ta oli. Ja see, mis suurel reedel toimus, see on tõsi. Siin võiks küsida, kas Jumal on nii toimedes õiglane? Ei ole. Sest kui Jumal oleks õiglane selle koha pealt, siis me oleksime väärinud seda, mis õiglaselt oleks meile pidanud osaks saama. Me oleksime väärinud surma. Sest pühakiri ütleb, et kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Mis on patt? Kui tõlkida seda sõna patt, siis need, kes teoloogiat on vähegi nuusutanud, teavad, et see on märgist mööda laskma. Ja me kõik oleme märgist mööda lasknud. Ükskõik kas sentimeetri või kilomeetri. Kui sa lased mööda, siis sa lased mööda. Rist ja ülestõusmine on kristluse südames. Suur reede ja ristisurm räägib meile Jeesuse ohvrist
Jumala kohtust, aga ka patuvõimu murdmisest inimese üle. Samas ülestõusmine, mida me kuulutame 2 päeva hiljem, on kinnituseks andestusest, lootusest ja uuest elust. Neid ei saa teineteisest lahutada. Nad käivad kokku. Aga koos pakuvad nad päästet, uut elu ja lootust. Suurel reedel ristil mõisteti inimese patt hukka, mõisteti surma, aga inimene päästeti selle kaudu. 3. päeval äratati Jeesus surnuist ülesse, mis tõestas tema võitu ja kinnitas seda, kes ta oli. See tõestas, et Jeesuse ohver oli piisav selleks, mis Jumal sellega plaanis. Ja nii sai maailma ajaloo kõige julmem hukkamisviis lootuse sümboliks häbi asemel. Surmas ja ülestõusmises, mida ei saa omavahel lahutada, on nii lunastuse kui igaviku lubadus. Ilma ristita, ilma suure reedeta, ilma Golgata mäeta ei ole andestust. Ilma ülestõusmiseta ei ole lootust. See on ka lubadus meile. Jeesuse ülestõusmine on lubadus ülestõusmiseks ka meile tulevikus. Jeesus näitas, et ta on Jumal. Ta on see, kes ta väitis enda olevat. Seega on kristluse jaoks ülestõusmine keskne ja kõige olulisem tõestus sellest, kes Jeesus oli. Iga evangeeliumi sõnumi aspekt toetub suure reede ja ülestõusmispühade sündmusele. Jeesuse ülestõusmine kinnitab, et peale surma jätkub veel elu. Nii me teame, et meie õed, kes möödunud nädalal astusid igavikku, on elus ja on Jumalaga. Jeesuse kõik väited tema enda kohta said tõestuse ülestõusmise hommikul. Ja usu kaudu elame meie nüüd Jeesuses. Me ei ole enam kinni surmas ega patus. Kas Jumal on siis õiglane, kui ta Jeesuse meie ees surma on mõistnud? Õiglus tähendab, et me saame kätte selle, mis me oleme ära teeninud. See tähendab, et meie peaksime minema surma. See oleks õiglus meie suhtes. Armus saame me selle osaliseks, mida me ei ole aga ära teeninud. Armu aetakse sageli segamini teise ilusa sõnaga halastus. Halastus tähendab seda, et me ei saa seda, mida me oleme ära teeninud. Arm on aga selle positiivne vastand. Me saame seda, milleks meil ei ole õigust, mida me ei ole ära teeninud. See on õigluse positiivne vastand, annes karistuse asemel meile õnnistuse. Õigluse ülesandeks on kindlustada, et tehtud teod ja saabuvad tagajärjed on omavahel kooskõlas. Õiglus on objektiivne ja täpne kooskõlas meie tegudega. Selle õigluse eesmärgiks on korra tagamine. Arm aga on välja teenimata kingitus, mis tuleneb Jumala headusest. See on seotud tema andestava väega. See tagab andestuse hoolimata inimlikust puudulikkusest, hoolimata meie eksimustest. Kristlikus teoloogias kohtuvad arm ja õiglus just ristil.
kus patupalk sai kinni makstud Kristuse verega. Aga tänu sellele laienes Jumala arm igale inimesele. Õiglus on oma olemuselt nõudlik, arm aga andev ja väljajagav. Õigluses jagatakse meile, mis me oleme väärt. Halastuses me ei saa kätte seda, mis me oleme väärt. Aga armu kaudu saame me seda, mida me ei ole väärt. Arm on aktiivne, tegutsev. Jah, inimestena on meil soov tasakaalustada meie vajadust õigluse järele. Kui kuskil midagi halba juhtub, siis meie õiglustunne nõuab, et midagi tehtaks. Aga samas on meil igatsus kogeda armu, kui me ise oleme eksinud. Kui ajakirjanduses ma loen neid lugusid, kus keegi on eksinud, siis inimeste reaktsioon tavaliselt on see, et lööda risti. Ta peab saama karistatud. See olukord peab saama õiglase lahenduse. Ja siis ma alati mõtlen, et aga kui mina eksin, siis ma ju tahan, et mulle näidatakse üles armu. Siis ma ju ei taha, et ma saaksin kätte selle, mis ma olen ära teeninud. Siis ma ju tahan öelda, andke mulle andeks ja saada vastu seda andestust. Kristus näitab meile, et piibli Jumal on õiglane, aga samas halastav ja armuline. Arm on justkui lunastuse kõrgem vorm, mis pakub meile väljapääsu pärast seda, kui me oleme läbi kukkunud. Loetud kirjakohas Jeesus räägib tähendamissõna töölistest, kes palgati päeva jooksul erinevatel aegadel. Kuid pärast päeva lõpus maksab tööandja neile sama palga. Olenemata sellest, kas nad töötasid terve päeva või töötasid ainult osa sellest. Üks töötegijatest, kes oli terve päeva tublisti tööd teinud, tunneb ka seda ebaõiglust ja kaebab. Ja isanda vastus on, ma ei tee ju sulle ülekohut. Me leppisime omavahel kokku, sina teed tööd ja mina maksan palga. Ja nii see nüüd on. Võta, mis on sinu oma ja mine oma tööd teed. Aga ma tahan sellele viimasele sama palju maksta kui sulle. Kas mul ei ole õigust sellega, mis on minu oma, teha, nagu ma tahan? Kui me seda olukorda vaatame, siis me näeme, et siin ei ole tegelikult ebaõiglust, sest tööandjal puudub kohustus kõigile võrdselt maksta. On küll kohustus maksta see, milles on kokku lepitud. See tähendamissõna ütleb meile tänase teema kohta väga palju. See ütleb, et kuna armuline andmine ei ole kohustus, vaid see on valik. Ei ole tegelikult Jumal kohustatud jagama küll armu kõigile võrdselt. Kui ta otsustab osutada andestust mõnele, aga mitte kõigile, ei oleks ta ju iseenesest ei ebaõiglane ega ülekohtune. Sest parafraseerides Jeesust, kas tal ei oleks õigust teha omaga nii, nagu ta tahab? Kui sa kustutad ühe oma võla, kas sa oled kohustatud siis kustutama kõik? Tõenäoliselt mitte. Ja sama ei saaks justkui oodata ka Jumalalt. Seega ei ole Jumal piiratud oma armuga. Arm ei ole oma olemuselt ega määratluse järgi Jumala kohustus. Ja kui kohustust ei ole,
siis ei ole Jumalal ka vastutust teha see kõigile kättesaadavaks. Ma halastan, kellele ma halastan, ütleb ta. Jumalal ei ole kohustust andestada ja see ei riku õiglust ega õiglustunnet. Samas, kui Jumal on ikkagi õiglane, siis sama on tal kohustus karistada eksimust ja süüdlast. Kohustus mitte karistada süütut, aga süüdlast. Mõlema kohustuse rikkumine oleks ebaõiglus. Jumal ei saaks lihtsalt lasta süüdlast ja eksinut vabaks. Ja ta ei saaks lihtsalt tühja koha pealt karistada seda, kes ei ole süüdi. Tegelikult see ei ole väga hea uudis. Sest teine asi, mida Jumal selles olukorras ütleb ja mida me kõik oma ausamatel hetkedel teame, on see, et mina ei ole süütu. Ma tean, et mina eksin. Ma tean, et ka minul on süü Jumala vastu. Ja Jumal tegelikult ei võlgne kellegile andestust. Võiks öelda, kui ta midagi võlgneb, siis ta võlgneb õiglase karistuse neile, kes rikuvad seadust. Ja see hõlmab meid kõiki, nagu Pühakiri ütleb. Kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Need, kes lõpuks hukka mõistetakse, need on need, kellele saab osaks õiglus. Nad saavad oma tegude järgi. Ja need, kes päästetakse, need on need, kellele saab osaks arm. Nad saavad seda, mida nad ei ole ära teeninud. Päästmise, armu andmise ja andestuse küsimuse otsustab lõpuks Jumal. Sest ainult tema on väärt seda otsust tegema. Eksitud on ju Jumala vastu. Jumal on halastav. Piiblis on palju juhtumeid, kus Jumala otsustab andestada, kuigi ta oleks võinud ka mitte andestada. Aga ta on Jumal ja halastus on tema muutumatu olemuse osa. Aga nagu öeldud, Jumal peab olema ka õiglane. Õiglus on oluline, sest see parandab ülekohtu ja kaitseb head kõigi huvides. Muidu järgneb korrapäratus ja anarhia. Piiblist on selge, et Jumal toetab õigust ja kaitseb nõrku. Kuigi halastus ja õiglus on vastandlikud omadused, ei ole nad siiski omavahel vastuolus. Tegelikult nad lausa täiendavad teineteist. Üks parimaid näiteid sellest on prohvet Joona lugu. Joona oli prohvet, kelle Jumal läkitas kuulutama meeleparandust Niiniveele, tolle aja kurjale linnale. Ta püüdis selle kutsumuse eest põgeneda, võib-olla kartes, et mis temaga seal teha võib, sest Niinive oli teada ja tuntud oma kurjuse poolest. Aga peagi, kui me seda lugu edasi loeme, selgub, et tegelikult ta ei kartnud oma elu pärast. Nii paradoksaalne, kui see ka ei tundu, Joona kardab, et Niinive parandabki meelt. Ja Jumal annab neile andeks. Kui see lõpuks juhtub, siis Joona lausa süüdistab Jumalat selles. Eks ma öelnud juba kodus olles, et sa teed nõnda, issand, ütleb ta. Seepärast ma põgenesingi Tarsisesse. Ma teadsin, et sa oled halastav ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja. Võta nüüd mu elu, issand, sest mul on parem surra kui elada. Ta ei kartnud inimesi,
Ta ei kartnud Niinivee kättemaksu, ta oli vihane, et Jumal oli hea. Joona teadis, et Jumal on halastav, aga ta ei suutnud taluda mõtet, et Jumal halastab Niiniveele. Ja kui me oleme ausad, kas keegi saab teda selles süüdistada? Kui me näeme enda ümber ebaõiglust ja karistamatust ja seda, et inimesed pääsevad ära oma erinevate halbade tegudega kohtumõistmiseta, siis meie sees ju kihvatab midagi. Selle kõige keskmes on küsimus, kuidas saab püha ja õiglane Jumal lasta nii kohutavatel tegudel lihtsalt minna. Aga Jumal vastab Joonale ja vastab ka meile. Need on minu inimesed, keda ma armastan. Kas ma ei peaks nende peale halastama? Kas ma ei peaks tegema minu omaga nii, nagu mina tahan? Nagu öeldud, Jumal on samas ka õiglane ja seda me ei saa unustada. Kui Niinivee ei oleks meelt parandanud, oleks Jumal ilmselt neid lõpuks ikkagi karistanud. Nii nagu see on juhtunud ajaloos üha uuesti ja uuesti. Nii nagu ta tegi Soodoma ja Gomorraga, kes meelt ei parandanud. Aga Jumal ei ole sadistlik ja ei otsi võimalust, et ta saaks karistada. Tema esimene soov ei ole karistada, vaid võimalus anda uus algus, sest ta on pika meelega ja valmis andestama. Ta lausa rõõmustab halastuse üle, ütleb meile pühakiri Miika 7. peatükis 18. salmis. Ilma õigluseta muutub halastus lihtsalt järeleandlikkuseks. Ilma halastuseta muutub õiglus külmaks seaduslikkuseks. Ühte ei saa lahutada teisest ega mõista ilma teiseta. Jumal on halastaja, armuline ja õiglane. Halastuse kaudu pääseme me kohtu alt, mis õigluse kaudu on meile määratud. Armu kaudu aga me pääseme. Ainus tingimus selleks on inimese meeleparandus. Et me pöördume oma teedelt ja elame Jumalale meelepäraselt. Kui me tõeliselt parandame meelt, tunnistame oma pattude tõsidust, siis halastuse ja armu vastuvõtmise tulemus on sügav tänuvõlg, mis meil Jumala ees tekib. Kuidas saaks inimene mõista, kes mõistab, et talle on antud rohkem, kui ta väärib, rohkem, kui ta on ära teeninud, mitte tunda tänu? Kes kuritarvitab armu, ei ole andestust saanud. Hetkel, kui keegi arvab, et ta on armu ära teeninud, lakkab see olemast arm ja muutub millekski muuks. Arm on oma olemuselt midagi suurt ja välja teenimatut. See ei tähenda, et me ei eksi. See ei tähenda, et me ei tee pattu. Me kõik langeme ja neil hetkedel peame võitlema oma olemuse ja patususega. Seisma silmitsi iseenda puudulikkuse ja Jumala pühadusega. Kuid on vahe patuga võitlemise ja patus elamise vahel. Meie võitlus ei ole süüdistus meie vastu, vaid pigem märk sellest, et me tegelikult kuulume Jumalale. Nii nagu Charles Spurgeon on tabavalt öelnud, Jumal on oma armu läbi muutnud sinu loomust, nii et kui sa pattu teed, oled sa nagu kala kuival maal. Sa oled oma keskkonnast väljas ja igatsed tagasi oma õigesse seisundisse. Sa ei saa jääda pattu, sest sa armastad Jumalat. Patune võib juua pattu, nagu härg joob vett, aga sinule on see nagu soolvesi. Sa võid olla piisavalt rumal,
et proovida maailma naudinguid, kuid need ei paku tõelist rõõmu. Jumala arm ei ole mingi udune hea enesetunne, idee ega lubadus elada nii, nagu me tahame. Vastupidi, Jumala arm on midagi nii suurt, et sellel on jõud paljastada meie patusus, aga siis suunata meid muutuma. Arm, mis ei muuda mind, minu südant, minu elu, ei päästa ka minu hinge. Arm, mis seda teeb, annab mulle aga igaviku. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, tänu sulle, et sina oled armuline ja hea Jumal. Tänu, et sinu ette me võime tulla oma puudulikkuses, oma patususes ja sa ei lükka meid ära. Sina tead, et me oleme liha ja sina tead, et me vajame sind selleks, et vastu seista patule ja kiusatusele. Sellepärast tulid sa taevast alla, näitasid meile isa armastust, võtsid vastu karistuse, mis oli määratud meile, et Jumala õiglus ei saaks riivatud. Ja siis kinkisid meile lootuse Jumala armust, mis kestab terve igaviku. Tänu sulle, et sa oled seda meie eest teinud. Issand, puhastagu sinu veri meid kõigest patust. Ja issand, anna meile kogeda oma armu igal päeval, nii et see muudaks meid ja aitaks meil olla armulikud nende vastu, kes meie vastu eksivad. Jeesuse nimel. Amen.